see, mida te kuulete, mida see tähendab seda, mängu normaalaeg on lõppenud riigis ja mäng läheb lisaajale ja seega ei ole veel selge, kes selle aasta Eesti meistriks tuleb. Kas tuleb selle mänguga või viiakse viies finaalmäng juba reedel Tartusse? 96 ja lisaaeg Eesti korvpallimeistri karikas ootas uut omanikku. Selgelt oli Tartu pool valmis selleks, et pealinnas tiitlivõitu tähistada. Väga sügavast august ronisid tartlased lõpuks välja ja viisid mängu lisaajale. 5 minutit lisaaega ei andnud samuti tulemust. See lõpeb 104-104. Teist lisaaega hakkas Kalev Cramo kohe usinalt vedama ja vedas normaalaja möödalaskmiselt suhteliselt veenaks võiduks 116-109. Ja oli tõsiasi, et Eesti meister selgub sellel reedel Tartus. Mis valesti läks Tartu poolt vaadatuna, sest mängus oldi sees väga kenasti. Mängu lõpp ju oli ju väga kõva. Sealt tulite väga suurest mudaaugust välja ja viisite mängu lisaaja. No, ma ütlengi, et seal olid meie võimalused, et see ära ka võtta, aga võib-olla eksisime, väike pallikaotus siin-seal, mingi vaba vise mööda. Nii oligi. Tuleb Tartus kõva lahing reedel. Peab tulema. See on iseenesest korvpallifänni jaoks on see maiuspala, minu jaoks on see õudusunenägu, aga tuleb üle elada ja tuleb ära võita. Võit tuleb tuua? Tuleb tuua, muidu ei saa. Oli kõva lõpp küll? No, muidugi oli ja rahvast tuli saali ja raskelt tuli, aga nagu väga võimas mäng. No. Paremini ütleme niimoodi, et tahtsime lõpus ära veel anda, aga lõpuks tuli koju. Mille pealt see tuli siis ikkagi? Pikema pingi või tahtejõud oli teil võimsam? Ma tahaks isiklikult öelda tahtejõud, et 2-0 olime maas, nüüd on seeria 2-2, et midagi ei ole läbi veel, et viimane mäng on ka ees, et teadsime, kui me teise kaotasime, et me lähme viime selle seeria tagasi Tartusse, et kindlasti seal tuleb kõva lahing veel. Reedeks püsi rohtu jätkub veel. Muidugi, mis küsimus see on? Kalevlaste soomlasest peatreener oli näiliselt kogu närvilisem mängu äärmiselt rahulik. Tema karjääris on tähtsaid mänge olnud piisavalt. Usun, et sama piisavalt kui ka Tartu lootsil Aivar Kuusmaal. Kyllä se oli tahto. En tiedä, oliko Tartulla vähän myös hermostuneisuutta, mutta kyllä se oli tahto. Mitäs pitää tehdä sen viimeisen ottelun, ennen viimeistä ottelua? Onko tarvis minkälaisia muutoksia? Varmaan pieniä muutoksia on aina tarve, mutta iso kuva ei mitään semmoista, mitä ei tiedettäisi. Tietysti jotain pientä varmaan pitää muuttaa. Mida aga arvasid mängust eksperdid? Saalis istus ja elas kaasa mängul Eesti koondise endine peatreener Jukka Toijala. Eks sellist seeriat, ma arvan, siin Eestis on oodatud juba pikalt. Et nüüd see on saadud kätte ja viies mäng tuleb päris huvitav. Ma arvan, et praegu võiks mängida kuni 4 võituni. Mis saab Tartus otsustavaks? Mis saab viiendas mängus otsustavaks? Oi. Pisiasjad, närvi kontroll ja siis lõpuks nagu alati individuaalid võitavad, et kummas meeskonnas seda MVP meest on olemas, nii see võitab. No, ma ei tea, see etendus, mis täna siin oli, mina ei mäleta Eesti meistrivõistluste finaalist midagi sellist ja kui mitu korda see oli juba kaotatud mäng ühele ja kui palju see oli juba võidetud teisele, ikka läks ära ja ma ju tõesti ei kujuta ette, mis reedel Tartus juhtuma hakkab, et viimane mäng, hooaja viimane mäng, pärast seda on kõik läbi. Tartu tuli 2-0 ees, Cramo tuli välja. No, ma arvan, unelmate värk korvpallisõpradele. No mille pealt see võit siis ühele või teisele poole võiks ikka seal Tartus tulla? No, ma olen küsinud siin meeste treenerite käest, ega keegi täpselt ei tea, räägitakse tahtejõust, see on oluline. No tahtejõud niikuinii on, aga ma ei usu, et selle tahtmisest milleski puudu jääb. Ma ikkagi arvan seda, et kes rohkem sisse viskab, et see seeria on olnud väga kummaline, et täna Cramo viskas hästi sisse, Tartu viskas kehvemini sisse. Siiamaani kõikides mängudes Cramo on väga kehvasti visanud. Kui Tartu teeb samasuguse viske või Cramo teeb samasuguse viskemängu, nagu nad täna tegid, 17 või 18 kolmest viskasid sisse, see protsent oli üle 40 tõvasti, siis Cramo võidab. Aga nad teevad selle, Tartus tegelikult mängivad päris hästi. Seega lahingus näeme raisk, nagu ütleb laulusalm, oodata ei ole jäänud kaua.